No nii, head sõbrad, tere taas tagasi. Meil Tõnuga on täna kööginurgas siin Tõnu grillimajas taas plaanis üks põnev roog teile pakkuda. Võib-olla see roog on natukene, mitte nii väga eestipärane. Kui ikka on ka eestipärane, aga räägi Tõnu ise, mida sa täna plaanisid näidata? Täna me teeme krevette tšilli ja küüslauguga. Tegemist on häbematult lihtsa rooga. Ei ole väga kallis, aga näeb kallis välja. Kõigepealt krevetid, kui hästi meil neid krevette tegelikult Eesti kaubanduses saada on? On. Kas just nii suuri tavapoes on, aga meil on mõned sellised poed, mis müüvad külmutatud tooteid ja seal on, mina valisingi ilusad suured. Ja tavaliselt on, kui on kilone pakk, siis seal on kirjas nagu 80-20, see tähendab, et 20% on jää, vesi. Nad on nagu jääglasuuris. Sulatad ära on 800 grammi. Vot see sama sulatamise juures ma tahaksingi nüüd sinu käest küsida. Kas sa, mõni ütleb, pane kuuma vette, ehmata nad niimoodi nagu sulata ära. Teine ütleb jälle, et ei, see on ikkagi vale. Kuidas sina seda asja teed, kui on tõesti ikkagi sügav külmutatud krevetid? Täna öösel hoidsin mina neid tavakülmas aga tavaliselt olen ka mina teinud, kui on kiire, mitte just kuuma veega, aga siukse soojapoolse käesooja veega lasen kraani alt läbi ja mitte midagi ei juhtu. Pärast ainult nõrutan, need ma ka nõrutasin läbi sõela ja siis panen puhtale käterätikule ja teine puhas rätik peale ja tupsutan nad kuivaks. Ja selleks läheb vaja siis vokpanni, saab Saab tavalisel pannil ka, aga mul selle gaasipliidi peal on hea selle vokpanniga teha. Kuumutab, me saame kiirelt teha. Meil on siin täitsa tuuline täna. Vaatame, kuidas... See on tšilli, nüüd läheb tšilli kõige. Tšilli. Üks tšillikaun selle koguse kohta. Tšillikaun on nii lõikad ära. Ja õli panin päris palju, sellepärast, et siia tekib selline meeldiv kaste, kuhu on pärast hea saia sisse kasta. No seda te kindlasti veel näete. Ja natukene praen tšillit, siis panen küüslaugu, purustatud küüslauk. No selle koguse peale see on päris tummine kogus. Aga see sobib siia. Ja ma ei oskagi öelda, üks peotäis küüslaugu küüsi. Üks suurem pea või ja praeme niimoodi pool minutit. Ja siin läheb vaja veel siis, sa hakkasid siin peterselli. Lõpus panen peterselli ja sidrunimahla ka lõpu eel. Ja ongi kõik, ma räägin, see on häbematult lihtne ja hästi maitsev. Soola ka raputame näpu otsaga. Ja siin nüüd on vastavalt, kuidas keegi tahab, see küpsusaste. Mida kauem küpsetad, seda kummisemaks ta muutub, et mõni tahab sellist, aga mina eelistan sellist mõnusat krõmpsu. See on selline tunde järge. Kui kaua liiga pikalt läheb, siis ta läheb selliseks... kuivaks ja kõvaks. Kõvemaks. Nii, paneme sidrunimahla ka. Võib pigistada läbi käe, et see seemned kinni püüda, aga me ei söö seda nagu suppi. Need seemned jäävad siia põhja, me sööme ju ainult krevette. Ega siin olegi, hakkab looma. Sidrunilõhn. Ja vahepeal niimoodi maitsen panni labidalt. Ma panen teise poole veel. Sidrunit teise poole veel. Väga tervislik, väga kiiresti valmiv ja väga selline, ei mitte midagi keerulist ei ole siia vaja. Ja siia sobib väga hästi petersell, ohtralt peterselli. Ja selle peterselli lased ka natukene läbi kogu sellest mahlast. Praktiliselt võib juba tule kinni keerata ja kõige selle leemekesega. Aigu ja. Ja mis me siin peenutseme? Näpuga kinni ja otsast ja maitseme ja tsiapata siia leemekese sisse kasta. Kuidas on? Väga hea.
väga hea. Krõmps, mis ma rääkisin. Noh, täpselt. Ei ole üle läinud. Selle suhtes on sul õigus. Et siin on väga kerge tulema see, et sa lased selle ikkagi üle ja läheb niisuguseks kummiks kätte. Et ta peaks ka kreveti maitse jääb ka ikka juurde, kui sa selle üle praed, siis ta läheb ära. Mõnus väike tšilli. Ja kindlasti siia saia võid siia patat lemmekesse kasta ja proovime seda. Head sõbrad, järjekordne näide sellest, kui hästi ja lihtsalt on võimalik suvel ikkagi teha üks väga meeldiv roog, hästi kiiresti ja hästi maitseb. Taas kommenteerige palun, andke teada, kuidas teile maitses, andke teada, mis võib-olla läks valesti, mille koha pealt saame teid natuke nagu aidata ja järgmisel korral tuleme uuesti. Küpsetage, praadige, grillige ja nautige.